Tere taas! Jätkame oma raamatu lugemist. Nii, olen päris kaugele juba täna jõudnud. Sõnasta lähteavaldus. Eelmine kord me lugesime määra oma läbielamuse intensiivsus. Ja nüüd siis sõnasta lähteavaldus. Me alustame alati sellest, mida nimetame lähteavalduseks. Sellel avaldusel on kaks osa. Täida lihtsalt lüngad, et sobitada seda oma läbielamusega. Nii. Hoolimata. Nüüd sisesta see mälestus. Näiteks siis minu puhul nagu siis väljaviskamine. Hoolimata väljaviskamisest maa ja nüüd sisesta positiivne idee. Kuidas seda teha tuleks? Hoolimata väljaviskamisest maa lähen oma eluga edasi. Seda avaldust kasutades me tunnistame probleemi, millega tegeleme, kuid saadame sõnumi, et võime lasta sel minna, edasi liikuda ja kõigest hoolimata terveneda. No siis vist ongi õige. Hoolimata minu väljaviskamisest kodunt, kaaslase kodunt, ma tänan kaaslast selle kogemuse eest, aga õppetunni saadan minema ja liigun edasi kõigest hoolimata ja tervendan ennast sellest. Avalduse esimene osa. Hoolimata, siis see mälestus ja siis edasi, nagu ma tegin praegu proovi. Kasuta võimalikult palju kirjeldavaid detaile, et kutsuda selle läbielamuse energiat oma organismi ja sellest vabaneda. Pead sündmuse uuesti esile kutsuma, et seda korralikult tunnistada, läbi töötada ja lasta sel lõpuks vaibuda. Täpselt nii, nagu see oleks tegelikult pidanud kohe alguses juhtuma. See võiks välja näha umbes nii. Hoolimata sellest, et ema unustas mu pärast tantsutundi kooli või kui olin 5, on mu süda värises hirmust. Kuid sa ei mäleta konkreetset läbielamust, aga oled jõudnud lihas testiga selgusele, kui vana sa võisid olla või on sulle meenunud lihtsalt mingid sündmusega seotud asjaolud. Siis kasuta niisugust avaldust. Hoolimata sellest, et minuga juhtus 20-aastaselt midagi, mis on seotud emaga, aga ma ei mäleta seda, annan oma alateadvusele loa sellest vabaneda. Kui tegemist on möödunud elu või generatsioonide energiaga, siis võiksid kasutada umbes sellist avaldust. Hoolimata sellest, et mul on see möödunud elu või sugupõlve mälestus, siis sa sisestad selle mälestuse, üksikasjad, mida sa tead selle kohta ja soovin need vabastada. Püüa ühendada selles avalduses füüsilisi sümptomeid ja emotsionaalseid tundmusi. Mõtle selle lähteavalduse kasutamisele või võimalusele öelda kehale, missugustest probleemidest sa soovid vabaneda. Ja avalduse teine osa on, kui sa kirjutad maa ja siis sisestad positiivse idee. Siia sisesta lähteavalduse tasakaalustamiseks mis tahes positiivne avaldus. Sisuliselt ütled endale, hoolimata sellest, et juhtus midagi halba, see oli see esimene osa, pole sellest lugu, see teine osa. Siin on mõni näide positiivsetest ideedest, mida võid kasutada. Ma armastan ja tunnustan ennast täielikult.
See on EFT kõige tavalisem sõnastus, kuid mina eelistan tavaliselt mõnda muud, sest see ei tarvitse alati lausesse sobida. Ma võin nüüd lõõgastuda. Minuga on igatahes kõik korras. Ma valin vabanemise. Ma annan oma alateadvusele loa see nüüd lahti lasta. Kui avalduse mõlemad osad on kirjutatud, siis võid asuda järgmise sammu juurde. Ütle oma lähteavaldus välja, koputades karate löögipunktile. See oli siis siia. Seda on teha siin raamatuga. EFT protsessi alustamiseks pead lausuma kogu koostatud avaldust 3 korda järjest, ühtaegu pidevalt karate löögipunkti koputades. Koputa ühe käe 3 või 4 sõrmega teise käe karate löögipunktile. Võid lausuda 3 korda järjest täpselt sama avaldust, aga võid ka sõnastust pisut muuta. See toimib seni, kuni kõik, mida ütled, käib tõesti sinu kohta. Mina koputan alati silmad suletud, et oleksin täielikult keskendunud iseendale ega laseks ennast ümbruskonnast häirida. Keskendumine mälestusele on tähtis, et sellega seotud energia pinnale kerkiks, andes meile võimaluse see vabastada. Aga kui su mõte siiski veidi rändama läheb, pole ka sellest häda midagi. Proovime nüüd silmad suletud. Lausu oma lähteavaldust 3 korda. Üks näide on selline. Hoolimata sellest, et ema unustas mu pärast tantsutundi kooli, kui olin 5-aastane ja mu süda värises hirmust, soovin nüüd lõõgastuda. Nüüd oled valmis järgmiste koputamispunktide juurde asuma. Koputa kõikidele ülejäänud punktidele. Nüüd lihtsalt koputad edasi ülejäänud punktidele, mida varem tundma õppisid, samal ajal jutustades neid vanu lugusid ja kurtes nende üle. Kurtmise all mõtlen seda, et räägi nii, nagu jutustaksid sõbrale kõik südamelt ära. Lihtsalt räägi ja räägi, samal ajal koputades. Kõigest, mis sind vaevab. Kasuta oma kirjeldustes nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi tundmusi. See tähendab, räägi sellest, kuidas sa ennast emotsionaalselt tunned ja kuidas see sind ka füüsiliselt tundma paneb. Kõige parem on juhtunust rääkida kronoloogilises järjestuses, et märkaksid, millised kogemused on kõige eredamalt meelde jäänud. Jälgi, milline mälestus sulle kõige rohkem meelehärmi põhjustab. Toon ühe näite. Kiusamisest rääkides meenuta, missugused konkreetsed seigad on sulle kõige kindlamalt meelde jäänud. Võib-olla ilme teise poisi näol, kui ta kiusamise ajal sinu üle naeris ning tunne, et see ei lõpe kunagi. Räägi või mõtle sellest ja koputa, keskendudes oma loo eri lõikudele. Alles pärast seda, kui oled kõik selle tahud nähtavale toonud, suudad sa need läbi töötada ning kogetu täielikult neutraliseerida. On oluline meeles pidada, et võtad selle läbielamuse lihtsalt teadmiseks. Selleks, et see neutraliseerida või sellest vabaneda. Kõige selle valjusti välja lausumine ei süvenda seda läbielamust sinu organismis ega sunni sind uskuma midagi, mis poleks juba põhjustanud energiahäiritust. Tegelikult toimib koputamistehnika just vastupidiselt, aitab negatiivset kogemust vabastada, isegi siis, kui peaksid kas või päev otsa koputama, lausudes, ma kardan kassipoegi, ei hakka sa neid kunagi kartma. Aga kui koputad midagi, mis on tõsi, aitab lihtsalt selle kordamine sul sellest vabaneda. Jälgi, et üksikasju meenutades jätkaksid koputamist, sest isegi siis, kui kogetu on valus, vabaned sa sellest nii. Sa ei taha lihtsalt istuda ja koputamata sellele mõtelda.
Koputamine aitab vähemalt osa emotsionaalsest valust. Oled ju juba suutnud kustutada raamatu esimeses osas harknäärmetesti ja koputamise abil. Koputamise sel etapil võid rääkida näiteks järgmisest. Kogetu konkreetsetest detailidest, värvustest, helidest, lõhnadest, ilmast, näoilmetest, mõnest häirivast fraasist, mida keegi sulle ütles ja nii edasi. Immateriaalsetest ideedest või tundmustest, kuidas sind on ära kasutatud, kuidas sa ei usalda ennast ega kedagi teist, alandustest, sellest, kuidas sõbrad on sind alt vedanud ja nii edasi. Sa tood ebameeldiva energia pinnale vaid selleks, et saaksid edasi liikuda. Arvata on, et sa ei taha isegi ajutiselt sellele jälle mõelda. Kuid see on ainus viis sellest tõeliselt vabanemiseks. Pea meeles, et oled juba pikka aega ennast halvasti tundnud, just sellepärast, et see püsib sinu organismis. Seega on parem sellest ühe korraga ja igaveseks lahti saada. Sul ei tarvitse kasutada täislauseid, piisab fraasidest, üksiksõnadest või kirjeldustest, mida ainult sina mõistad. Koputa iga punkti 5–7 korda või ütle iga punkti kohta üks fraas, lause või idee. Lihtsalt räägi sellest, mis on tõsi ja sulle oluline. See on palju tähtsam kui miski muu. Ülejäänud punktide koputamine näeb ilmselt ka sinul välja umbes nii, nagu nüüd kirjeldan, kuid kindlasti kasuta oma sõnu ja tundmusi. Pea lae peale koputa, ma ei suuda uskuda, et ema mu unustas. Kulmunurk. Mäletan ainult seda, et ma ootasin ja mul oli külm. Silmanurk. Nägin punast kaubikut peatuvat ja arvasin, et ema tuli, aga see polnud tema. Silmaalune. Mu sõbratar Emi naeris, sest ema unustas mind alati. Ninaalune. Mul tõmbus seest õõnsaks, sest kartsin kangesti. Lõug. Preili Prohm nägi mind ega püüdnudki aidata. Mäletan tema inetut kampsunit. Rangluu. Maos pööritab. Kaenlaalune külg. Siia võib panna sõnade asemel mingid häälitsused. Näiteks sõrmeotsad. Tahan, et keegi teine oleks mu ema. Käeselg. Kui oled sinna jõudnud, jätka koputamist, keskendudes häirivale, tehes samal ajal läbi üht esmapilgul pisut tobedat näivat rutiini, mis aitab kaasata aju parema ja vasaku poolkera ja selleks kasutatakse silmaliigutusi. Vanade tundmuste ja traumade vabastamisel ning töötlemisel on see harjutus osutunud erakordselt kasulikuks. Toimi koputamist jätkates järgnevat. Pane silmad kinni, siis ava silmad, pööra pilk alla ja paremale, pead liigutamata, pööra pilk alla ja vasakule, pead liigutamata, pöörita silmi, tehes pilguga suure ringi enda ees, seejärel korda liigutust vastupidises suunas. Ümise mõni sekund mingit laulu, ükspuha missugust, loenda ruttu valjusti 5, 1, 2, 3, 4, 5 ja ümise siis veel mõni sekund. Pane tähele, mina ei tee seda igal koputamisel, ainult siis, kui intuitsioon seda mulle ütleb. Nüüd koputa neid punkte uuesti algusest lõpuni, lihtsalt üks kord veel. Räägi valjusti, jutusta oma lugu ja vala endast välja kõik, mis juhtub jälle meelde tulema. Pane tähele, kui sa ei mäleta endaga juhtun üksikasju, siis võid ülejäänud punktidele koputades lausuda järgmisi fraase, millest on palju abi. Minu alateadvus teab täpselt, millega tegemist on. Seda juhtumit, kui ma olin nii mitu aastat vana.
kõiki selle läbielamusi, üksikasju, kõiki lõhnu, vaateid ja helisid, kõiki alateadlikke päästikuid. Ma tean, et seal on midagi pistmist mingi asjaga siis et saab kirjutada. Minu keha mäletab üksikasju. Võib-olla on seal midagi tegemist nii sellega. Nagu näed, räägime niimoodi ikkagi läbi elamuse üksikasjadest või vähemalt püüame neid ära arvata. Kui pakume välja eri ideid ja päästikuid, tegutseb alateadvus varjatult, püüdes üles leida neile vastavad detailid ja need vabastada. Kui tegemist on möödunud elu või sugupõlve läbielamisega, siis kasuta mis tahes üksikasju, mida vähegi tead. Näiteks, kellelt see läbielamus pärineb ja muu sarnane. Samuti võid kasutada termineid möödunud elu läbielamus või see sugupõlve läbielamus, et proovida lünki täita. Nüüd oled valmis järgmiseks sammuks oma elu hindamiseks. Kontrolli ja korda. Pea vahet, ava silmad, tõmba kord paar sügavalt hinge sisse ning jälgi ennast. Jäta energiale rahunemiseks ja muutumiseks pisut aega. Nüüd pane silmad kinni ja häälestu taas kogemusele. Hinda oma emotsiooni jõulisust taas skaalal 0-10, kus 10 on kõige tugevam. Pane tähele, kas füüsiline tunnetus või emotsionaalne hinnang on muutunud? Kas tunned end paremini? Kui mitte, pole viga. Vahel harva muutub inimene tõesti kõigest ühe ringiga, enamasti aga siiski mitte. Mina olen näiteks enda kõige halvem klient, sest sageli kulub mul mitu ringi ning pärast seda veel hulk harjumise aega, et tajuda muutust oma organismis. Kui sa ei tunne mingit kergendust, siis peaksid kordama kogu protsessi algusest peale. Kas siis samade sõnadega või teistega, mis sulle tunduvad õiged olevat. Kui tajud pärast esimest ringi, et tunded muutusid hoopis intensiivsemaks, siis on kõik samuti korras. Mis tahes muutus on tegelikult hea märk, et tasakaalustamata energia on koondumas ja muutumas. Koputamisel tunnevad inimesed sageli mingit emotsioonide või sümptomite puhangut. Ka see juhtub sellepärast, et toome vabastamisprotsessi jaoks midagi pinnale või ergutame seda. See miski võib olla sügavale maetud ning kerkib vabanemiseks ülespoole. Hurraa! Just seda me soovimegi. Kas tunned, nagu oleksid rahunemas või tunneksid ennast oma olukorrast pisut paremini? Mõnikord, kui oled vabanemas, võid lahti lastud energia või paranenud tasakaal ilmneda mõnel järgmisel viisil. Sa pole kogetu suhtes enam endist viisi pingul. Sa tunnetad oma kehas suuremat rahu. Oled optimistlikum, näed äkitselt nii mõndagi teisiti kui varem või tunned kogetut meenutades end sellest rohkem eemaldunud olevat. Korda nüüd kogu koputamisstsüklit ning enda avamist veel mõni ring. Tõmba paar korda sügavalt hinge ning keskendu taas mälestusele. Hinda seda ning otsusta, kas peaksid jätkama. Veendu, et vabastad piisaval hulgal energiat, sest ainult siis lakkab möödunu sind mõjutamast. Tõenäoliselt nõuab see tehtud visadust ning korduvat koputamist, nii et ära anna alla. Ja täna ma siit lõpetan lugemise ja jätkan teisel päeval. Ilusat päeva!